Taskuhääling neile, kellel on võim ja vastutus. Kelle asi on noor? See pole jutusaade käsitööst ja kaartidest. See viib sind noorsootöö telgitagustesse. Miks on noored prioriteet ainult plakatil ja mitte eelarves? Kes hoolitseb selle eest, et noorsootöö ei jääks tahaplaanile? Kuula, mõtle kaasa ja küsi, kelle asi on noor? Mina olen Helit, selle taskuhäälingu eestvedaja. Igapäevases töös olen ma seotud noorte valdkonnaga niimoodi, et ma olen noorsootöötaja ühes üldhariduskoolis ja ka noorteprogrammi projektijuht ühes noorteühingus. Ja samal ajal ma õpin ka Viljandi Kultuuriakadeemias kogukonnahariduse ja huvitegevuse erialal. Ja justkui noorsootöötajana on minu töökogemus veel lühikene. Ma ei ole väga pikalt seda teinud, aga samal ajal olen ma juba aastaid ikkagi valdkonnas sees olnud läbi huvihariduse ja huvitegevuse ja noortega kokku puutunud pea 10 aastat oma tööalaselt siis. Ja miks ma seda podcasti tegema hakkasin, ongi see, et ma tunnen, et tänases Eestis ei saa eeldada, et kõik teavad, mis asi on noorsootöö või mis on selle eesmärk või miks seda tehakse või mis asi see üldse on. Et kõik on justkui kuulnud. Mõned arvavad, et see on, ma ei tea, noortekates Uno-kaartide mängimine või piljardi mängimine või lihtsalt bussi ootamine, kuni sa saad koju sõita. Või huviringis, ma ei tea, meisterdamine. Mõned arvavad ka, et see on ainult selliste mingite probleemsete noorte jaoks, et on vaja tegeleda nendega. Ja ma olen isegi kuulnud inimesi ütlemas, et see on tore hobi tublidele täiskasvanutele, kes viitsivad noortega tegeleda. Aga ma tunnen, et vähesed mõistavad, mis on tegelikult selle noorsootöö eesmärk, suurem taust, see suurem pilt seal taga, et kui strateegiline, arendav ja hariduslik see tegelikult on. Ja see mõjutab ju kogu meie ühiskonna tulevikku, sest noored on ju meie tulevik. Ma hiljuti käisin külastamas Sauga avatud noortekeskust Pärnumaal. Ja seal võttis vastu meid noorteka juhataja Reelika Rüütli, kellel oli ettekande avaslaidil selline tekst. Noorsootöö ei ole hariduse kõrvalprodukt. Ja teate, see lause nii hullult kõnetas mind ja puudutas mind. Et just vot see ongi see, millel on vaja valgust nagu heita või suunata valgusviht sinna peale, et see ei ole lihtsalt niisama mingi vaba aja veetmine või vaba aja täide. Et see on ju täiesti see on mitteformaalne haridus ja see toetab noore inimese arengut seal, kus see formaalhariduse osa lõpeb ja ei ulatu kõiksugused väärtused, inimsuhted, identiteet, oskused, julgus katsetada, eksida, algatada, teha midagi, kogemusi saada, et see on nii suur see taust seal taga. Ja just seetõttu ma tunnengi, et seda podcasti on vaja. Ja kui ma nüüd olen olnud noorsootöötaja, ma arvan, ma võin öelda nüüd mingi 1,5 aastat äkki kokku, kui ma nagu päris noorsootöötaja olnud, siis ma näen, kui vähe mu ümber inimesed tegelikult teavad, et mis asja ma teen või mis asi see noorsootöö on. Ja kui nad ei tea, siis nad ei väärtusta. Ja kui nad ei väärtusta, siis nad ei toeta. Ja kui nad ei toeta, siis jääb kogu süsteem lihtsalt vaikselt vinduma, kaob ära ja hääbub. Esimese sellise episoodi eesmärk ju tegelikult oligi mul lihtsalt avada, et miks ma seda teen ja mis toimuma hakkab ja mis saama hakkab ja täna mul ühtegi külalist ei ole, kellega siin vestelda, aga ma natukene nagu tahakski avada seda vaadet, et miks ma seda tegema üldse hakkasin. Ma just siin oma sõbrannadele ütlesin ennem, et ma olen tegelikult veidikene nagu hull selles mõttes, et justkui rääkida võiksid need, kes on nagu olnud väga kaua asjast sees ja teavad asjast nagu kõike ja teha selliseid saateid või taskuhäälinguid need, kes on tõesti nagu eksperdid ja ma ise tegelikult ei tunne ennast ju veel mingi eksperdina, aga ma näen mingeid valupunkte, ma näen juba praegu, et asjadest võiks rääkida rohkem laiemalt või teadvustada ja teha seda nii-öelda lobitööd sellele noorsootööle. Nüüd mõte läks nii lappama, aga ühesõnaga ma tahtsingi seda öelda, et ma ütlesin sõbrannadele, et ma olen nagu veidike hull julge võib-olla, et ma seda tegema hakkasin. Aga kui ei proovi, siis ei saagi teada.
ja tuleb lihtsalt asjadega tegelema hakata. Seda taskuhäälingut ma pigem suunangi või ma soovin, et see jõuaks nendeni, kellel on võim ja kellel on ka vastutus ja ma ei mõtle siin ainult otsustajaid nagu kõrgemal tasandil, riiklikul tasandil või KOV-i tasandil, vaid ka tegelikult lapsevanemaid. Et nagu see jõuaks see arusaam või nagu kuidagi avada seda pilti, et mis asi see noorsootöö on. Et see ei jääks sinna levelile, et see on ainult noortekas lihtsalt mingi väike vaba aja täide, on ju. Et ma tunnen, et on vaja avada seda pilti veidike nagu laiemalt, võib-olla mitte hoida seda vestlust ainult siseringis ja valdkonnasiseselt, ma mõtlen, vaid just püüda jõudagi igaüheni teist, kellel on lapsed, kellel lapsed on noored ja kuidagi avardada seda pilti natukene. Ja mul on plaanis siis saate erinevates episoodides vestelda nendega, kes siis seda valdkonda kujundavad, erinevad eksperdid, praktikud, visionäärid ja ka poliitikud. Et tahaksingi rääkida erinevatest aspektidest nagu väärtused, kutsekvalifikatsioon, noorte hääl, mis asi on see mitteformaalharidus üldse, sotsiaalne sidusus ja minna täiesti rohujuure tasandile. Ja põhiline selles iga nagu episoodi nagu selline eesmärk ongi, et aga kelle asi on noor. Üks teema, mida me selles esimeses episoodis tahaksingi nagu puudutada ja mis on minu enda selline vaade sellele, ongi, et praegu on hästi aktuaalne olnud Haridus- ja Teadusministeeriumi sees olevad pinged ja ametnike lahkumised ja just eriti siis noorsootöö valdkonnaga seotud nagu konfliktid ja arusaamad seal ministeeriumi siseselt. Ja ma olen lugenud erinevaid artikleid ja arvamuslugusid ja mulle jäi silma see oli vist meie ministri välja öeldud asi, välja öeldud lause, ma arvan, et ma muidugi võin praegu valetada, mul ei ole seda artiklit ees, aga iga see mõte oli selline, et kui ametnik püüab kehtestada kutsekvalifikatsioone ja kvaliteedikriteeriumeid, siis seda nimetati regulatiivseks juhtimiseks, nüüd tuli meelde, see oligi minister ütles selle välja, et see on justkui nagu regulatiivne juhtimine ja et selle asemel võiks teha rohkem nagu laagrid ja malevaid. Aga tegelikkuses on ju see, et laagrid ja malevad ei ole noorsootöö eesmärk, need on lihtsalt vahendid ja nende vahendite mõju sõltub alati sellest, et kes neid läbi viib ja millise kvaliteediga, ehk siis on ülimalt oluline, et noorsootöö oleks et seal töötaksid kvalifitseeritud noorsootöötajad, et see oleks eesmärgipärane, et seal oleks kvaliteet taga, et ainult siis nagu see asi toimib. Ja ma tean, et on väga pikalt tehtud tööd nii ministeeriumi siseselt nagu ametnikud kui ka erinevad katusorganisatsioonid ja valdkonna eksperdid on näinud nagu pikalt vaeva, et hakkaksid kehtima erinevad kvaliteedikriteeriumid ja ka kutsekvalifikatsioonid, et ühesõnaga selle nimel on väga suurt tööd tehtud ja nii kurb on lugeda, et kui minister nagu justkui selle tühistab. Et ma muidugi ei tea, nagu mis see taust seal täpselt või mis seal nagu juhtunud täpselt on, aga see, mis lihtsalt meediast välja nagu kajanud on või kõlanud on. Ja siis ma ka lugesin ühe noorsootöö eksperdi, kes on siis ka aasta noorsootöötaja 2025 Maarja-Liisa Lepsalu sellist arvamust sotsiaalmeedias tema sellesama mingi artikli peale ta seda avaldas. Jumal, mu sõnad lähevad nii siin lappama, aga ma nagu nüüd tsiteerin tema ühte lauset. Kui inimene ministeeriumis seisab selle eest, et noorsootööle tekiksid kvalifikatsiooninõuded ja kvaliteedikriteeriumid, siis ta teeb täpselt seda, mida üks vastutustundlik valdkonna arengule kaasaitav ametnik tegema peab. Kui see on põhjus ametikohalt lahkumiseks, siis see ei ole probleem mitte ametniku tasandil, vaid hoopis ministri suhtumises valdkonda. Ja see ongi jälle üks põhjustest, miks ma tundsin nii tugevat soovi seda taskuhäälingut tegema hakata. Et just rääkidagi nendest teemadest, millest räägitakse peamiselt valdkonna sees ja valdkonna välised inimesed nendeni ei jõuagi see jutt.
ja see ei ole enam, sest küsimus ei ole ju tegelikult enam töötingimustes või palgas või milleski sellises muus asjas, vaid küsimus on ikkagi ju suures pildis selles, et millist ühiskonda me tahame ehitada. Ja kui me ei väärtusta neid inimesi, kes seisavad iga päev noorte kõrval ja teevad seda tööd, et siis mis seal nagu tulla saab. Et võib-olla ma olen liiga kriitiline veel või nagu alles või juba või ma ei tea, mismoodi seda öelda. Aga ma tunnen ka seda, et me oleme harjunud mõtlema, et noorsootöö on lihtsalt midagi toredat ja kasulikku ja soovituslik, et see justkui võiks olla, aga ei pea. Aga tegelikult me peaks seda vaatama nii, et noorsootöö on hädavajalik. Et see on hädavajalik ühiskonna sidususe teemal. See on hädavajalik noorte vaimse tervise osas. Ja see on ka hädavajalik tegelikult ka tuleviku tööjõu ja kodanike nagu arengu seisukohalt, sest see noorsootöö eesmärk ongi ju kujundada välja see nagu ühiskonnas hästi hakkama saav noor, mitte kujundada välja, vaid toetada teda selles protsessis ja ta saab seda hästi laiapõhjaliselt teha. Ja ma mõtlen ka seda, et ma ei taha, et see taskuhääling oleks väga selline ülimalt kritiseeriv, aga ma ei hakka ka nagu midagi siin silitama või siluma või ilustama. Et ma tahangi siia kutsuda inimesi, kes ei karda öelda välja, kus süsteem lekib, kus on mingid arengud või arenguseisakud, kus on konfliktid ja mis on üldse meie valikud selles valdkonnas. Ja ma ei tahagi seda teha selleks, et seda ongi maha tampida, vaid ikka selleks, et ehitada sildu, tuua seda kõike nähtavale, luua arusaamist ja tekitada survet seal, kus on vaja. Ja võib-olla ka äkki kasvatada usaldust seal, kus on kadunud. Selle taskuhäälingu esimene osa tuli selline väga lühike ja see oli ka mu eesmärk, et mida ma siin üksinda ikka heietan. Ma ei ole veel selles valdkonnas nii kõva tegija, et ma võiksin jubedalt arvamust avaldada, vaid pigem vaikselt kumbin alles seda maailma, aga samal ajal on mul nii suur põnevus ja kirg ja selline huvi sinna täiesti veel rohkem süvitsi sisse minna ja seda maailma parandada ja noorte jaoks teha seda maailma paremaks, seda võimalust, seda kasvatada teadlikkust. Mul on nii palju mõtteid ja nii palju tundeid sellega seoses. Aga ma tahtsin öelda aitäh, et sa kuulasid seda taskuhäälingut. Mul on muideks väga suur sisemine dilemma oli kogu aeg, et kas ma ütlen selle kohta podcast või taskuhääling. Aga jäi taskuhääling võitis, see selleks. Ma tahtsin seda öelda, et aitäh, et sa kuulasid ja kui see, millest ma siin rääkima hakkan, pani sind kaasa mõtlema, siis see on väga hea algus ja ma väga loodan, et sa leiad tee tagasi siia seda taskuhäälingut kuulama ja kui sa leiad, et see teema väärib rohkem tähelepanu ja laiemat kõlapinda, siis jaga seda saadet ka edasi, ma olen väga tänulik selle eest. Nüüd ma mõtlen, et kuidas see täielik punkt panna sellele, et tundub siuke veider, et mis ma sinna lõppu peaks ütlema, mingi tšau või näeme varsti või, sest ma tegelikult ei näe ju. Mul on mõtted nii palju. Aga aitäh ja kuuleme järgmises episoodis.